ära teda väga palju filmi, kuna ta läheb närvi muidu seal taga. Ta tahab meile peksa anda. Kui albaanlased sõidavad läbi Serbia alade, siis nad reeglina võtavad oma numbrimärgid ära. Et mitte nagu... Valki saada. Jah, et mitte nagu tülli minna inimestega. Et nad selle eesmärgil võtavad ära. Aga see mees on serblane ja serblased võtavad ära numbrimärke selle pärast, et neil on siin selline tava, et kui sa elektriarveid ei maksa, aga elektrit tarbid, siis elektrifirma, see elektrikompanii, mis seda elektrit tarnib, tema võtab sinu autot numbrimärgid ära. Põhiline käts käib tegelikult seal Mitrovitša kesklinnas, kust me võib-olla sõidame isegi autoga läbi pärast. Teine ala, mis on nagu tüliõunaks, on põldude ala siin. See põldude ala. Et nüüd need Albaania ja Serbia külad ei suuda omavahel ära otsustada, milline on kelle maa. Ja siis nad võitlevad selle nimel, kuna lehmadele on ju rohtu ja muru vaja söögiks. Aga üldiselt ei ole need kokkuvõrked siin veriseks läinud. Et kui on sõdurite reaktsioon siin koha peal olemas ja patrullid on kohal, siis nad omavahel ikka päris nagu kokku ei lähe. Ja sõduritele nad nagu endast ohtu ei kujuta otseselt. Et neil ei ole nagu KFOR-i missiooni vastu mitte midagi, aga neil on omavahel see hõõrumine. Mustlased põgenesid siit Albaaniasse sõja ajal. Ja nüüd siis on mingisugused fondid, mis siis nagu toetavad nende tagasipöördumist oma vanadesse elukohtadesse. Ja nende fondide najal siis ehitatakse need majad püsti ja tuuakse nad tagasi. Mingi heategevusorganisatsioon küsis nende käest, et mida teil nagu oleks vaja, et te saaksite paremini elada siin. Ja siis nad olid küsinud lambaid. Ja kui need lambad siia toodi, siis järgmisel päeval olid need lambad kõik vardas ja oli üks suur pidu nagu. Kuidas siis naisterahvad sõjakoldes olla on? Tegemist ei ole sõjakoldega. See on võib-olla esimene asi, mida öelda tahaks, et jah, et siin on aeg-ajalt on konflikte, aga neid ei ole praegu küll vähemalt relvastatud, et ainsad nagu, mida võib öelda kuulid või laskmised, mida kuulda on, et need on pulmade puhul või pidustuste puhul. Balkani ajalugu on väga kirju ja võib-olla ka esimesel pilgul tundub, et ta väga segane. Et sündmusi on palju, et rahvusid on ka palju, temperament on tugev. Siinne tööpuudus on väga suur, see on kuskil 60-70% elanikkonnast ei tööta. Aga kui siin ringi käia, siis võiks öelda, et selline elurõõm on neil olemas. Et hommikul nad võtavad oma tassi seda macchiatot, mis on suurepärane kohv siin. Nad võtavad ja suudavad seda pool päeva juua ja nii edasi, et see maksab kuskil sõltuvalt nagu kohast kas 50 eurosenti kuni 1 euro. Ja et kus nad raha saavad. Et kui keegi on kusagil välismaal tööl või üldse, kui keegi on tööl kusagil, siis on tal ka kohustus peret toita. Ühelt poolt me võime pidada seda väga positiivseks, et see on väga ilus. Aga teisalt on jälle see, et kui näiteks keegi on kusagil töötab võtmepositsiooni, siis üritatakse nagu oma neid inimesi saada tööle. Et meie mõistes on see juba, see ei ole nagu eetiline. Et samas me ei saa ju öelda, et palun lõhkuge oma perekonnasidemed ära. Sellist asja ei saa olla. Kuna olukord Kosovos pole siiski täiesti rahulik, on patrullides täisvarustus alati kaasas. Ka motoreporter sai tunda, mida kõigi nende asjade kaasas kandmine tähendab. Üldiselt ma arvan, et siin 2 päevaga selle vormi sees ma oleksin juba 10 kilo kergem. Nii et tohib, ma jään siia. Üks ümber maja joosta. Jah, siis piisab sellestki. Ma siis lähen jooksma. Tuled jooksed kaasa. Käid kaalu peal enne jooksmist ära ja siis peale ühte tiiru jälle? Noh, davai. Ma jooksin. Vahepeal istub puhkab. Siis tuleb kiiver näpusses. Ei ole midagi, ootame, elame kaasa, loeme sekundeid või minuteid või tunde. Tubli kapral talve, tubli!
raporteerin. Isegi linna alla. Teist ringi ei jaksaks. aga no kes sul seal sõjaväes armu annab? Elu tehti hoopis raskemaks. Tanel, miks sa selline välja näed siin? Ma ei tea, milline ma välja näen, ma pole ennast näinud. Kas... Mind sunnivad siin mehepojad jooksma. Nad saavad aru küll, et nemad on kanged mehed ja mina olen see, keda sõjaväkkigi ei võetud, aga... aga eks ma siis nüüd saan enam-vähem tunda, mida sõjaväes tuntakse, nii et ätt va! Nii, saad aru küll, mida tähendab kodumaa kaitsmine kaugel, jah? No hakkame pihta. Ma olen selle kõik omal läbi teinud, jah. Uskumatu, sealt ta tuleb. Vaat, kus mehele meeldib. Enam ei saa pidama. Enne läks ilma gaasimaskita, siis ei tahtnud sugugi auringile minna, aga vaata nüüd tõelised raskused. Ei ole kindel. Kumb surm parem on, kas gaasi kätte või selle kättes? Aga midagi pole öelda. Varustus on sõdurpoistel seal vähemalt meie lihtsurelike pilgu läbi vaadates tõesti võimas. Mis meil siin näpu vahel on? Et Rootsi päritolu öövaatlusseade, suht suur kobakas, aga väga hea toimega. Väikese suurendusega ja öösel täitsa siis teeb siis nagu maailma läbinähtavaks ilusti. Ja sellest näeb nagu huvitav tähelepanu, mis me siin ise vaatasime, kasutatakse hästi palju neid roomatte ja roomatist näeb nagu läbi sellega öösel. Tegemist on huvitava tootega, ma ütleksin. See siis on tankitõrje relv, Karl Gustav, tagasi löögita. Peale on siis monteeritud lisaks laserkaugusmõõdik ja optiline sihik. Ja kas tõesti on võimalik, et selline mürakas tulistades tagasi ei löö? Tal on see eripära, et ta lööb tagant sama palju tuld välja kui eest. Nii et soovitav ei ole mitte seista seal taga selle lasu ajal. Selline mingi 30 meetrit kannataks vaba ruumi hoida, muidu saab grilli. Selge, püüame seda meelest pidada, kui tulistamiseks läheb. Kosovos rahuvalvajatega patrulli minnes märkasime, et meie tagasõitva autoroolis on naisterahvas. Tervist! Mul tekkis selline küsimus, et see auto on ilma roolivõimendita, eks ole? Jah, on. Ja kuidas siis nagu muskel on, tütarlapsel on juba piisavalt suur? Ei pea isegi jõusaali minema pigem. Aga ei ole raske sõita sellise aparaadiga? See on harjumise asi, et ei alguks on võib-olla tõesti, et raske, et siis oli põra. Siis on harjumatu sõita tavalise autoga. Jumala kergvad, kasutad jõudu ja siis on sedasi, et tullu maja. Kanna pööre kogemata. Jah, kangiga on ka, et raiud seda täiesti jõust ja siis väikse auto peale lähed, siis ka raiud ja pedaalid on ka suht. Miks sa sellise karjääri valiku kasuks oled otsuse langetanud üldse? Ei, see tuli tegelikult suht ootamatult, et ma tahtsin tegelikult piiri peale tööle minna. Helistasin Tallinna piirivalvasin peastaapi ja küsisin, mis valemiga ma piirivalves saan ja siis ta ütles, peab ajateenistuse läbima. Aga siis tuli meelde, et Paldiskis on ka 4 kuud väljaõpet. Ja siis ma ütlesin sama asi, mis ajateenistusest 4 esimest kuud. Ja siis ütles, siis annab rääkida. Siis ma viisingi dokumendid Paldiski ja siiamaani töötad. No mitmes kord või mitmes missioon see sul juba on siis? 3. kord. 3. kord? Kõik on olnud siin? Jah. Ja koduigatsust ei mingit? No, mõni üksik kord ikka tekib, aga põhilised on ikka lähedaste, sugulaste ja tuttavate järgi tekib küll igatsus. Aga muidu on okidoki sõbrad ümberringi ja mis see siin. Ka elu nagu lill, eks ole. Räägigi, katus pea koha peal ja süüa ka. Ja... Kaua sa kavatsed jätkata seda elukutset veel siis? Ei, aitab küll, järgmine aasta on viimane, aitab küll selle missiooniga lõpetan ära. Ongi nii? Milleks tegelema hakkad siis?
Ma ei tea, eks seda näha ole. Küllike pole muidugi ainus Eesti naisterahvas Kosovos. Teiste hulgas sattusime kohe baasi sisenedes vahva medtöe hoole alla. Mis ta teeb? Mis see kõrv teeb? Praegu viliseb ja on kergelt lukku. Ja see kõrv on turv sees kõik? Jah, pool põske on paistes. Jaa. Ülle Järviku nii-öelda teiseks koduks on seal pasinimeline meditsiinisoomuk. See on kott, millega me siis välja jooksen. Samamoodi. Siin on olemas kõik morfiinid meil, kärid ja värgid ja igasuguseid sidemeid. See tähendab põhiline see, et kui me lähme välja, et me saame esmaabi ära anda. Sest et põllu peal ei hakka me tegema mingisugune ime asju. Kui on vaja teha, et me ei saa ära transportida ja masinasse tuua, siis me võtame need kohvrid, saab kõik viia välja. Siin operatsiooni saad ka läbi viia, kui mingi ei, oleks vaja, aga minu asi on niimoodi, et kui me lähme välja, siis ongi kõik 3 parameediku brigaadi ja siis kui on Falcon, see on see kõige suurem, kus tulevad teised masinad ka. Ja siis meie käimegi, siis on õde kaasas. Ja siis parameedikul on, nendel on täpselt teada, mida nad teevad, kes mida teeb, kes juhib autot, kes juhib komandot nagu ja siis mina otsustan ravimite, meditsiini asja suhtes, millega ma nüüd ravin või kuhu ma saadan või kutsun kopteri välja või. Selle samase vana hea pasisoomukiga siis vajadusel sõidetakse välja kannatanud abistama ja Ülle lipab sinna taha oma soomusvesti, kiivri ja muu staffiga, millega minagi siin ringi jooksin. Mina tegin 2 sammu ja olin juba põhimõtteliselt omadega läbi. Olin juba kannatanu rollis, mitte abistaja rollis, nii et tugevad inimesed peavad olema need minu meelest. Aga masin ise tekitab küll sellise väga turvatunde, et kui siin veel ees see luuk kinni ka lasta ja saab veel edasi sõita ka kuuliraha ajal, siis pole häda midagi. Ülle meeskonda kuuluv parameedik autojuht seletas meile, et iseenesest on see soomuk mõeldud ka vees sõitmiseks, aga pärast Soomes juhtunud õnnetust, kus 6 soomukis viibinud inimest huppus, keerati soomuki propellerid poltidega kinni. Ülle ise tegi 2003. aastal oma elus tõelise kannapöörde, võttis uue mehe, uue töökoha ja uue elukoha. Ja on enda sõnul selle kardinaalse muutusega rahul. Mul on sõjaline väljaõppe, mul on meditsiiniline väljaõppe, miks mitte tulla ja olla ja nautida. Ma näen ju nii palju ju siin teist riikide inimesi, kultuuri kõike. Nojah, aga sul oli seal Afgaanis oli ju päris kriitilised olukorrad juba. Seal oli raske. See ei tekitanud mõtet, et küll aitab küll nüüd. Ei, sinna ma ei lähegi enam. Sellepärast, et tahaks lapsi ka näha ja. Ometi pole ka teenistus Kosovos mingi puhkusel viibimine. Luckily, we do not have war like in Afghanistan where the enemy is shooting at us all the time. Right now, the situation is calm, but just beneath the surface, there are many frustrations. And we also have a very calm period right now because all the politicians are on holiday. And we fear a little bit when they come home back next week, that they will say, now we have to demonstrate up here and so on. So it's certainly not a vacation. Vabal ajal on sõduritel Kosovos aga aega ka inimlikumate tegevuste jaoks. Tingimused sportimiseks on head, eriti kui ilm soosib rannavõrkpalli mängimist. Võtame särgid seljast, õlekõhud välja, siis näeme nagu sportlased välja ja lähme sportlaste vastu võitlema. Sa näed nagu sportlane välja või? On või? Enam pole päikest. Mina olen sport nagu sport, noh. Seal on sport nagu sport. Kuna nad mängivad 3-3, kuidas see mängib? Mängige 4-4. Motoreporteri ehk siis enesekiituseks peab mainima, et liiga suurelt me pähe ei saanudki. Servi pean ja naeruta. No Estreifi mehed ja naised ei erine tavalistest eestlastest suurt
millegi poolest peale selle nad ehk on julgemad ja pealehakkajamad. Aga nad grillivad siin, käivad saunas, viskavad leili, tunnevad ennast niisama mõnusalt ja teevad ka väga palju ja väga rasket tööd. Lahkumiskingitusena andsime rühmaülem Juhan Ausile üle veidi kodust kaasa toodud lõhkeainet ja purgitäie relvaõli. Ja nagu me Eesti võitlejatele seal veel vähe peavalu ja tüli oleksime tekitanud, otsustasime enne äraminekut veel sekeldusi korraldada. Kõigepealt ajasime üles just äsja öisest patrullist tulnud ja magusasti unne suikunud laoülema, sest meil oli tsiklitesse õli vaja, ja et tüdimus motoreporterist oleks meie võõrustajatel ikka täielik, kaotas Kaspar oma tsiklivõtmed ära. Õnneks tulid need lõpuks siiski paagikoti magnet põhja alt välja. Kindel koht, teinekord jälle panemiseks. Eesti patrull saatis meid kuni nende vastutusala piirini, et meie lahkumine ikka kindel oleks. No nii, räägi Jaanus, kuidas tänane patrull läinud on? Oli väga produktiivne. Küsitlesime inimesi pühade ajal. Nii? Kusime väikest Ramadani rahu, aga saime õiged vastused, mida vaja oli teada. Muidu on kõik rahulik. Südamlik hüvastijät toimus ühe turuplatsi juures, mis nagu hiljem selgus, osutus ehtsaks kadaka täikaks. Alla Armani ei müüdud seal midagi. Estonia? Estonia. Kar. No. Estonia no good. No. Why? Rus good. No good. Kuna me ei saanud nüüd enam päris hästi aru, kas seal siis Eesti lipp tsikli küljest tuleb kasuks või mitte, otsustasime selleks korraks Kosovost lahkuda. Kosovost otsustasime lahkuda väikese ringiga Montenegro kaudu. Kuuldavasti pidi Kosovo ja Serbia vahelise piiri ületamine olema problemaatiline. Montenegro, mida mõned tunnevad ka Tšernogooria nime all, ei tähenda ainult musti mägesid, nagu nimi aimata laseks. Seal on ka tasasemad maad ja puid, kuigi metsaks on seda vist raske nimetada. Võrreldes Kosovoga oli Montenegros jõukus silmaga näha ja eks maaliline mereäärne on sealse turisminduse peamine argument. Lühikene ots praamiga, veidi maad mägiteid ja olimegi Horvaatias. Horvaatia turismimajandus on selgelt väga suure tõusu teinud, eriti viimastel aastatel ja me ei ütleks küll, et ta isegi Itaaliale nüüd millegi poolest alla jääb, pigem mõne koha pealt on ta isegi vaata et etem. Aga ega see nii midagi väga imestada ka ei ole, sest et täna 2. septembril, kui motoreporter on jõudnud siia Dubrovniku linna Horvaatias, laekus meile informatsioon kodumaalt, et seal on 9 kraadi sooja ja vihma kallab jätkuvalt, nii et siin on 30-ni jälle õhutemperatuur ulatumas ja sinine meri, ilusad inimesed, ime ka, kui siin turism ei areneks. Vanade mereröövli linnade Dubrovniku ja Spliti vaheline ala Horvaatias on tõesti imekaunis ja heas korras mägiteel on tsikliga lihtsalt oivaline sõita. Kodulinn Split päikest täis, vee ääres päikese käes. Sa kiirgad kuldkirkais värves, nii mõttes ootamas näen. Sind kaunist merede pärli, meenuvad võõrama tuurtes, Aadria vahused veed. Tütarlaps valgeret juustes, minuga rannateed käib. Motoreporteri Aadria meretuur on jõudnud sellesse punkti enam-vähem, kus me Aadria merega taha jätame. Väga mõnus ja tore meri peaks mainima. Vesi paistab läbi nii sügavale, kui silm ulatab ja ilm on ilus, aga midagi teha pole, kodu kutsub. Kodu kutsus tõepoolest, kuigi isegi imestasime, et mis vägi siis meid sinna sombusesse Eestisse nii väga ajab.
Pealegi ega seda koduteed meil liiga lihtsaks ei tehtud. Pidasime kinni, pisteti tops ja viigimari kätte ja proovi. Keelt, mida tädike seal kõneles, polnud raske mõista, sest kõiki asju oma poekeses nimetas ta Dobrõiks. Õnneks saab Spliti juurest üles peaaegu et Poolani välja mööda suurepärast kiirteed. Poolas kohtasime nii mõndagi vaatamisväärset. Maailma kõige vanema ameti esindajaid, kes meie endi silme all kliendid leidsid ja 10 meetrit teest eemale metsa vahele sõitsid. Ja kes ütles, et Fiat on igav auto? Nali naljaks, aga motoreporteri Adria mere tuuri kõige ohtlikum situatsioon juhtus tagasiteel meie naabrite lätlaste juures. Motoreporter on teinud Adria merele peaaegu et tiiru peale, varsti saab pea 10 000 kilomeetrit juba sõidetud ja tundub ikka nii, et kõige teravamad elamused hakkavad toimuma siis, kui kodule lähemale hakkame jõudma. Siin Lätimaal Valmiera linnalähistel võttis üks noormees laupäeva kenast päeva tähistada seda viisi, et nina täis tõmmata ja siis autoga sõitma minna ja üks tütarlaps ka endale kõrvale võtta ja nüüd ta seal kakerdab ringi ja palub möödujatelt abi, et ta välja lükatakse ja ta saaks edasi oma surmasõitu teha. Nii et meie endi nina all siis keeras ta ennast lihtsalt kraavi. Tänu taevale ei saanud keegi viga ja kellegile ta otsa ei sõitnud, aga edasi ma loodan, et teda ei lasta siit enam sõita. Ma arvan, et ta soovib siklit laenuks, et kuna me tema purjus ei aita tal seda autot välja lükata ja et ta sõitma läheks, siis mis tal üle jääb, võtab mõne kärtsuma pilli siit ja sõidab edasi. Пожалуйста. Что, пожалуйста? Ну, please, ну. Ты хочешь кого-нибудь убивать сегодня обязательно? Тебе хорошо будет тогда? Себя хочешь убивать? Или нас, или кто-нибудь другого? Istume, et ma annan Aru saades, et meist talle abimehi pole, üritas üsna ümmarguseks jäänud Läti poiss ennast ise kraavist välja ajada. Останови мотор. Будем ждать, мне уже позвонили, чтобы уехали. Вы будете ждать? Да, мы будем ждать. Liikluses tasub olla aga ettevaatlik igal pool maailmas. Siis läheb teie reis hästi ja te jõuate koju tagasi, nii nagu meie oma Adria mere tuuril. Pisut väsinutena, aga siiski õnnelikena.